Mina olen Villen Trillem ja täna saab minust Eesti koondise jäähokimängija. See on Coolbet Experience. Tondi Raba, jäähall Tallinn. Siin on hoki MM tulemas ja ma kuulsin, et kuluks ära üks abikepp. Siin ma olen. Tervist. Tere, tere. Mentor Kamm. Tere. Tere. Kuhu ma istuda võin? Siia. Ole väga. Vau. Okei. Ma ütlen ausalt, et nagu isegi, et ma olen varem teinud seda, siis ma olen üsna närvis. Ma olen ainult selle Škoda jäähalli hoki. Ma arvan, et siin osad vennad on rohkem närvis, et sa vähemalt koondisest välja ei kukugi midagi. Väga hulluks läheb. Võtame siis jalgpalli, on ju. Siis jalgpalliga võrreldes kindlasti väga teistsuguse sellise iseloomuga mäng, et kui me läheme väljakule, siis me oleme keskmiselt seal 30–50 sekundit korraga ja see intensiivsus on selline, et sa ikkagi iga kord lased piirajasse, et jõuad sinna pulsiga sinna punasesse tsooni ja sellepärast me nii tihti vahetame. Täna meil on niisugune, ütleme, tund 20 on see jääaeg. Ma arvan, sellest niisugune tund aega on sellist intensiivset tegemist ja samamoodi lühikesed intensiivsed mingisugused harjutused, siis väike paus, jälle lähed, jälle väike paus ja imiteerime siis seda, mida me ka mängus teeme. Hoki. Oota, ma pean... Ma ei tea, mis ma tegema. Kuna ma ei mäleta, kui suisutada nagu. Ma olen nii pers. Ma olen niimoodi. Ma ei tee. Ma ei saanud soojaks suisutada. Ma ei taha midagi teha. No nii. Ma nagu ei mäleta, kui suisutada mul on. Nii, sööd. Ma üritan aru saada, mis toimub. Sööd. Lähed ise keskele. Sööd, tuled siia. Kuule, ma ei julge. Ma ausalt ei julge nagu. Ma ei tea. Ma ei taha olla siin. Arvata oli, et see on praegu... Anna järgmisele. No lähme, oota... Mida sa keskel? Ma lähen Andre, hiljem läheb sinu koha peal ühe. Õpetad üle. Ma olen siit lihtsalt otse väravale. Robi söödab mulle või? Ei, ta viskab väravale. Ja siis rebound. Okei. Nüüd pärast seda. Ma lähen värava tagant. No, ma arvan, äkki Robi võtab väravalt siit. Loodame, jah. Kas Robi võtab väravalt siit, sa nüüd tootsid siin värava ees endale vaba koht. Ja siis tule siia. Ja siis läheb ühe poole. Oota, sorry, ma lähen viskele. Ma siis tulin joone jooksudega. Robi lõikab, ma lõikan ka. Kuule, täitsa, mis keskmine kiirus siin on? Ei, no endal on lõbus nagu. Kas ma saaks iga kord, kui ring on, ringi ajaga uue mulle panna? Väiksed saavutused. Monteerijale, palun.
üldiselt tunnen, et ringi aeg läheb paremaks. Ja tiksumine per minut on ka kuidagi mõnusam juba. Sooja on olla vähemalt, külm ei hakka. Praegu jäin ilma drillist, aga pole hullu, iga kord on järgmine. Küla ristida on Oskar Rais. Küll. Kõik vaatavad ka. Oi, kurv. Kurva. Opa. Kuule, nägid või? Praegu ärge raja aega mõtle. Täiesti. Ära seda sisse jätta. Võita, kas siit saab contenti ka või? Miks vahepeal jala? Miks ta jalaga võtab päeval? Oile! Ei, mida? Ole Villem! Sorry. Väravai töö pidi lihtne olema. Eks proovime järgi, kuidas tegelikult on. Muud ei olegi. Mina ühtegi väravat legaalselt vist ei saanud. Ühe korra värava äkki Konrad libastus. Üllatasin jalga vahelt, aga mul on karvane tunne, et seal oli mingisugune soe žest mängus, et mind tiimi tutvustada. Aga tundub, et sellega mängisin ka algkoosseisu ennast. Tähendab, mitte algkoosseisu, pingile rohkem. Aga vaatab selle väravahi asja ise ka üle. Kurat, korralik. Lähme teeme ära. Teeme pahid soojaks villu. Pahid. Lähme jääle. Lähme jääle, jah. Nii. See kiiver ajab mind nagu nii pinget. Nii, ühesõnaga, nii nagu ma aru sain, siis täna on sul selline lihtne ülesanne nagu töötada 10 Eesti parima hokimängija pulliiti, karistusviset. Ja selle jaoks on minu ametiks siis antud rollis siis sind juhendada, et see kõik hästi läheks. Ühesõnaga, mis me teeme, mis algaja lastega ka tehakse, on see, et võtame sellise õlgade laiuse asendu umbes sisse, võib-olla nõks laiemalt kui võimalik. Tõstame käed nii kõrgele, kui saame, otse. Nüüd laseme põlvest pisut alla ja laseme käed ette niimoodi, et kepp läheb vastu maad peaga. Kinnas vastu, et kui sa vaatad kõlvad, siis käed on hüppe sees ja võid selle kinda nina niimoodi tõsta ülesse, kuna vaata visked ajad on altpoolt ülesse, et hoida seda niimoodi, et sa saaksid seda altpoolt ülesse. Aga kui nüüd see asend on, ütleme, paigas, siis... Et ongi kõik, see edu valem on... Lähme väravasse ja ma natukene käin seal väravas selle liikumise läbi. Nagu ikka soojendus käib ka enne. Okei, peaaegu. Oota, aga mis siis? Sorry, ma... Okei, kuule, lõpetame nüüd ära, ta muutub paremaks kui mina muidu enne. Ei saa liiga heaks ka teha. Nii, ühesõnaga, käime nüüd kiiresti selle liikumise ka läbi. Tänane challenge on 10 litrit karistusviskeid. Kui seda liikumist vaadata, siis see peaks olema selline nagu Y-tähe kujuline. Eesmärk on tulla vastu ja see hetk, kui mängija hakkab tulema üle sinise, matchida see tema kiirus sellega,
kuidas sina tagurpidi sõidad. Ja selle eesmärk on see, et ta ei saaks sinust mööda mängida. Et kui sa oled liiga aeglane, ta jõuab sinust mööda mängida. Vastu tulles, tagasi tulles, siis kuskilt siit joone juurest ära oodates, mis mängija teed sina selle valiku, või tähendab, tema teeb selle valiku, mitte sina. Et kui sa näed, et ta hakkab minema paremale, siis niimoodi vaikselt kaldudki paremale ja läheb posti poole. Okei. Tundub Anname sulle võimaluse. Ei, näita ette üks, näita ette. Näita, ma... Äkki räägin kaasa ka siis. Ühesõnaga, algus ta tuleb vastu. Ja nüüd on, kuna Roberti puhul on sellise väga oskusliku mängijaga, ta kasutas seda ära, et ma tulin kiiresti vastu, hakkasin kiiresti taganema. Ta vahetas seda kiirust ka. Et mingi hetk oli mul vaja aeglasemalt tagasi libiseda. Sest kui ma oleks sama kiiresti libisend, oleks ma olnud siin samal ajal, kui ta on seal väga vees, et viskab lihtsalt tühja. No ma võin öelda, et... Aga sinu viimane nõuanne on veel see, et ära nii palju vastu tule. Katsu rohkem ära sees olla. Ma arvan, et ma jään enda koju, jah. Jah, okei, proovime. Jah, üks. Esimene käes. Võttis nagu kuidagi ehmatsid ära või? Oota, aga mul läks jälle see kaitse on õigesti isegi. Läheb tiim, kus kaitse? Viga. Natuke muudame taktikat. Ärme siia isegi tule. Oleme kuskil siin. Davai. Ja proovime lihtsalt võimalikult suur olla. No Robi ikka tahab esineda siin, no vaata, kus keksi. Nüüd oli... Nagu ma saan aru, et ta läheb sinna, aga ma ei suuda liikuda nagu. Või nagu... Vaata, sa õnneks oled nii suur, et sa hirmutad ära sellega. Et võib-olla see liikumine ei peagi nii hea olema, et sa lihtsalt teed nagu nii hirmsaks ennast. Ma võin kõik asjade nimel öelda, et ma ei hirmuta teda kindlasti. Praegune taktika toimib. Toimib. Kalma värk. Viimane värav võidab ju. Viimane värav võidab. Ja katsu. Ole rohkem sügaval. Ära lase mööda mängida. No see oli tema mööda mängimistest, ütleme, see oli kõige napikam. Nii et ma annaks ikkagi A for effort. Duubel, jah, ma tean. Et sa valisid maailma kõige raskema ameti, mis spordis üldse on, nii et... Nagu üldse kõigest spordis. Kõigest, mina ausalt arvan seda. Mõtle, et sa oled 2 noatera peal, siis sul on mingi 20 kilokaalu varustus seljas, siis su poole tulevad litrid, siuke 150 kilti tunnis. Nagu täna. Täna ikka väga kiirused olid suured. Sa pead üksi kaitsma seda värav. Okei, värav ei ole kõige suurem just, aga endiselt liter on väga väike ise ka. Nii et ma arvan, et sa olid väga hästi hakkama. Ma ütlen ausalt, et paar tükki olid sul head, kus sa tegid ennast suureks, sellepärast et kõige suurem hirm, mis ründajal on, see, et värav näeb suur välja. Siis see on siuke tunne, et sa ei näe võrku üldse. Ja siis sul tekib siuke tunne, et sul ei ole kuhugi visata. Nii et... No ütleme, et järgmiseks koondise aknaks mul mõtteainet küll. On. Aga aega on ka palju, nii et järgmise aknani. Nii et... Pahid peab soojaks laskma ja ennast suuremaks tegema. No jõusaal ja kapsikamm. Kuule edu.